Raadio Uno hommikuprogramm. Totaalne ärkamine. Nüüd algab laululahing. Laululahingu aeg on käes. Võistlejad kohtadele. Valmis olla. Ja läks. Tõepoolest, tuleb välja mõelda ülesed, ma pean tunnistama, et ma olin väga hädas. Kuna enamus asju tundub, et on laululahingus juba ära tehtud. Ei ole. Tead, inimese siuke sadistlik fantaasia on täis siukseid sahtleid, mida usu mind mees, sa ei taha lahti tõmmata. Ja täna mina panen sulle ülesandeks, kui minu lugu peaks võitma ja sinu oma kaotama, mis juhtub? Ta on saatuses taevatähtedesse kirja pandud ning saatuse suval saab hävitav kaotus sulle osaks. 5-0 kaotab sinu lugu täna. Ja kui see juhtub siis umbes paari minuti pärast, siis sinu ülesanne on, kui mina eelmine nädal pidin otsima kevade märke ja fotokaga ringi käima ja ühe leidsin ka ja nädala jooksul ma usun on neid lisandumas veelgi, siis sinule on mul selline ülesanne, et meil kõigil on kodus siuke fotoalbum, kus on meie teismeea pildid. Ja ma tahaksin, et siis homsest päevast alates reedeni sa valiksid välja oma teismeea fotodest siuksed kõige hullemad, nii-öelda siuksed kõige piinlikumad noorbõlved. Mul on õnneks vedanud. Sul kõik need põlesid ära? Ei, et kunagi ütleme mingisugune 10 aastat tagasi umbes ma valasin öösel purjus peaga õlut oma arvutisse, kus mul olid kõik kõige hullemad minu sellise noorusaegse mässumeelsed pildid, aga mingisuguse osa nendest ma olen suutnud taastada oma tutvusringkonnast. Vot, ja nendest sa peaksid valima siis top 4 ja 4. kohast alates siis reedeni nagu iga päev ühe Fatšebokisse üles meie kuulajatele kommenteerimiseks ja silmarõum. Väga piinlik. Aga õnneks mul on nii hea lugu valitud, et ma ei kaota. No seda küll. Vaid me kaotad sina ja sellel nädalal käid usinalt mööda lillepoode, õpid selgeks, austusega jaapanlaste vastu ikebana kunsti ja reedel siis kutsume siia ühe vabalt valitud kuulsa naise, kellele sa saad oma ikebana ise valmistada. See võiks olla ikkagi selle porolooni sisse topitakse mingisugused sellised asjad. Ma topin sisse porolooni sisse mees. No, sa oled koer. Tahaks näha. Iseenesest ei oleks kompositsiooniliselt see ikebana koos minuga üldse nii väga kole ju. Okei, kuulame ära tänased laulud ja siis läheb lahti lahing. Kuula nüüd hoolega. See on laul number 1. Seljakotid selga, koju jäägud suumada enne. Kikilits ja kaap, oodaku oma aega veel. Meesed kohte pelga, naine kodus kaama andab. Kodust välja saab, harva ju, hea on olla teel. See on laul number 2. Niisiis, kumb laul on parem? Kas laul number 1? Seljakotid selga, koju jäägud suumada enne. Või laul number 2? Helista kohe stuudiosse 601 5858 ja ütle, kumb lugu sulle rohkem meeldib. Stuudiotelefon 601 5858 ootab kõnesid nüüd. Gigantide heitlus Uno raadio eetris. Mati Nuude versus Antonio Vivaldi. See on kevade teemane laululahing ja meie telefon on 601 5858 ja ta on avatud. Hallo, tere hommikust. Ilusat kevadet teile. Teilegi. Kumb oli? Üks oli parem. Lugu number 1, selge pilt, aga Matile punkt kirja ja järgmine helistaja on Lilil. Tere hommikust. Tere hommikust. Teilegi ilusat kevadet. Tõnu Arev, siis vabandust, mitte Mati. Ma pidin just ütlema seda. Eks ole. Esimene ikka parem. Esimene ikka parem. No Tõnu Aare on läinud siis 2-0 juhtima. Mati koos Vivaldiga on praegusel hetkel kaotusseisus. Saame näha. Hallo, tere hommikust.
tere hommikust, Vivaldi kevad. Vivaldi kevad. No näed, mõned inimesed, kellel kevad südames on ka leidunud ja 6015858 on telefoninumber, kus on järgmine helistaja. Tere hommikust. Aljuu! No. Seal tuli mingisugune huvitav urin või korin oli seal. Kujutan ette, et see inimene töötas mingisuguse tehases, kus mingi masin ta just alla neelas. Ma arvan, et allveelaevast tuli see kõne. Hallo, tere! Tere, laul number 1. Laul number 1, no nii, aga seljakotid selga, 3-1 on seis. Matkasellid romantikutega vastamisi. Ja 6015858, kumb laul oli parem, andke meile teada. Võib öelda, kumb halvem oli. No. Kui ei oska öelda, kumb parem oli. Ja. Hallo, tere hommikust. No mis nüüd siis? Kuulge, ärge jamage. Meil on mingi Fukushima siin selle telefoniliiniga. Tundub küll. 6015858. Hallo, tere hommikust. No mis te nüüd nalja teete, inimesed? Kas ärge käed hakkasid värisema kevade saabumise puhul või? Hallo! Hallo! Tervis, kumb lugu oli parem? Number 1. Number 1. No nii, järgmine kõne võib juba laululahingu otsustada. Kas matkalaul või kevad? Hallo, tere hommikust. Hommikust, number 1. Number 1 ja kellega on meil au? Anonüümseks jääda soovinud otsustav helistaja. Hea, et ta ei ütelda oma nime, muidu oleksin võinud üles otsida ja tappa anda. Jah, sa oleksid neednud seda kuni elu lõpuni seda nime. Rohkem ei ole mõtet tõepoolest helistada, laululahing on otsustatud ja saate siis sellel nädalal nautida minu noorusaegseid. Kooliaeg. Kas kevade vaata on üldse seondubki kooliga ja kui Arno isaga koolima jõudis ja nii edasi. Ma arvan, et see on väga ilus sinu koolipõlve piinlikumaid selliseid moeröögatusi jälgida Fatšebokis. Nii et kui teil on muuseas, tahaksin veel üleskutse teha. Armsad kuulajad, kui teil on sassi koolipõlvest selliseid piinlikke fotosid, siis pange ka need. See oli alatu. Tööpäeviti kella 6-10 Unos hommikuprogramm. Totaalne ärkamine. Saatejuhid on Aleksander Ots ja Vaiko Eplik.